valge maa see võimust võtab, imeliselt meile tõttab. Kaasas rahu, õnn ja rõõm, alata võib jõulurõõm. Kord aastas jõulukella kajas saab ajalooks me olevik ja jõuluõhtu küünlasäras taas heledam on tulevik. Jääb ajalugu meie põlve lätteks, kuid uue aasta teod on olevate kätes. Möödas päev, varje mõistab õhtu. Laternais on kuies see. Pühad käes ja iga rändur peab kodupaika jõudma õhtu veel. Töötab linn, kõrvale ei vaata, rahvast kulvil on verru. Mingil mees elhabeb valge ja kübaras tal ees vaid mõni kroon. Kui jaamast lahkub rong, viib tervitusi kaasa. Võõrsile veab soove häid, raudseid teid sõidab jaamast jaama, et rõõmustada kaugeid koduseid. Kui jaamast lahkub rong, viib tervitusi kaasa. Võõrsile veab soove häid, raudseid teid sõidab jaamast jaama.
pehmet lund. Silmad vees läbi lume vaatavad, pimedusse sööstvaid varuneid. Soove häid ka tema saadaks kaasa, kui rongijuht ta kodu leiaks vaid. Kui jaamast lahkub rong, viib tervitusi kaasa. Võõrsile peab soove häid, raudseil käib, sõidab jaamast jaama, et rõõmustada kaugeid koduseid. Kui jaamast lahkub rong, viib tervitusi kaasa. Võõrsile peab soove häid, raudseil teid sõidab jaamast jaama, et rõõmustada kaugeid koduseid. Head idavirumaalased, soovin teile kauneid jõule ja ilusat uut aastat. Ja kui me kõik koos natuke soovime, siis kindlasti meie maakondaga natuke lund tuleb, eks ju. Jõuluöödes valgussära laulab hõiskel inglikoor. Kõrgelt kostab rõõmusära sündinud jõulupäike suur. Kallid televaatajad, jälle on kätte jõudnud jõuluaeg ja mul on suur rõõm tervitada teid liitlasi teleekraanilt ja õnnistada teid algavate pühade puhul. Ma usun, et igaüks meist on ette valmistunud jõuludeks, et me oleme ostnud kingitused valmis, et me oleme kõik vajalikku ostnud oma biolauale, aga väga tahaks soovida teile kõikidele, et ka teie südamed oleksid valmis selleks ilusaks vaimulikuks bioks, et te suudaksite oma südamed seada korda, et te võtaksite Jeesuse Kristuse sünnipäeva vastu puhta südamega. Selleks ma palvetan teie eest ja soovin teile edu teie elus, et teie elu oleks üles ehitatud teistpidiselt võib-olla, kui te olete harjunud, sest inimene ikka ütleb, et ma olen selline lihalik. Aga ma tahan kirikuõpetajana öelda, et me oleme vaim, me omame hinge ja me elame ihus. Ükskord me selle ihu jätame maha ja läheme kõik taevasse Jumala juurde ja temale kõige suurem kingitus tema sünnipäevaaeg on just see, et meie vaim ja meie hing on ühenduses temaga. Kõik, mida me liha soovib, see võib jääda teisejärguliseks. Nii nagu ka meie riigijuhid sellel aastal on öelnud, et kui te valite omale kingitusi, siis nad ei pea ju olema kõige kallimad, nad ei pea olema kõige paremad. Kõige tähtsam on, et meie vaim ja hing oleks rahus. Soovin teile ilusat jõulurahu ja häid pühi. Sinitaevas täheke, kui sul aega väheke, sära silmi pilguta, teele valgust vilguta, siis on jõulutaadil parem, jõuab meie juurde varem. Meie juures valmis juba, rõõmsad lapsi terve tuba. Austatud Kohtla-Järve linna elanikud, ees on meil uus aasta 2015. Aasta 2014 oli mõnedele rõõmus aasta, mõnedele ikkagi oli rasked sündmused sel aastal, aga meil kõikidele jääb ikkagi lootus selle peale, et uus aasta toob meile ainult positiivsed mõtted. Soovin teile uuel aastal tervist, edu ja kordaminekut.
Lugupeetud Ahtme, Oru ja Viivikonna elanikud, kätte on jõudnud jälle ilus jõuluaeg. Soovin teile kõikidele rahulikke jõule ja et järgmine aasta tuleks veel toredam kui see aasta. Kallid Ida-Virumaa elanikud, ma soovin teile head saabuvat uut aastat. Möödunud aasta oli küllaltki keeruline, oli palju probleeme, oli lahendamata küsimusi ja ma soovin teile, et need probleemid kõik jääksid eelmise aastast ja et uuel aastal teil oleks edu, oleks õnne. Ma soovin teile kõikidele head uut aastat. Lugupeetud linnakodanikud, kallid sõbrad, päid nagu jõulud ja uus aasta alati ühendavad inimesi, sest pühade ajal meenutab igaüks minevikku, mõtleb tulevikule ja loomulikult loodab paremat. Hinnates möödunud aasta sündmusi, mõtleme elisjärjekorras oma peredest, sõpradest ja sellest, kuidas ise mööduva aasta mööda saatsime. Kus iganes me ka pooleks jõulupühade ja uus aasta imeline atmosfäär söödab meie südameid. Me vaatame optimistlikult tulevikku, usume siiralt paremasse, ennustumustesse ja kordaminekutesse. Igaüks meist mõistab, et heaolu ei tule iseennast. Seda tuleb saavutada pingsa töö ja isiklike kordasaamisega. Pöölda eesmärgi saavutamise poole. Nendest saavutustest kujuneb riigi tulevik ning oma pere, laste ja vanemate eest hoolitsemine on lahutamatult seotud vastusega oma riigi ja linna ees, kus me elame, mida armastame ja mida tahame näha eduka ja õitsvana. Need tunded ja püüdlused tugevdavad meie ühtsust ja ainult koos me oleme tugevad. Saame kindlustada Eesti liikumist edasi, nii püüeda meie ühese plaanide ja kavatsuses saavutamise poole. Enne teile head jõule ja head uut aastat! Austatud meie Kohtla-Järve linna elanikud, saabub ilus, kõige ilusam päev, aastavahetus. Aastavahetusel soovin teile särava ja ilusa õhtut ja soovin teile ka uuel aastal edu, tunnustamist ja rahulu. Soovin ka teile rohkem hõbedat teie taskudes ja arvan, et kõik, mida teie tahate enda jaoks teha või saavutada, et see oleks teil sellel saabuval aastal kättesaadav. Jõuluõhtul täis taevas on siin kaunilt säramas. Isa kaugelt lahti kaevas, hanged koduväravas. Aisa kella hellas kajas, põder peatus läve ees. Taas on meie kodumajas jõulurõõmud tubades. Austatud kohtla-järvlased, lähedal ja kaugel. Käes on aasta kõige pimedam, aga samas ka kõige valgem aeg. Jõuluootus ja jõulurõõm valgustab meie südameid. Jõulud ja aastavahetus panevad meid rohkem mõtlema olnule ja olevale, kodule ja lähedastele. Vaatame oma südamest. Aasta 2014 oli keeruline aasta linnale, igale linna inimesele ja ettevõttele. Mitte kasvanud sissetulekud on sundinud tegema raskeid valikuid. Me oleme pidanud loobuma paljust, mis oli aasta algul plaanitud, millest unistasime. Samas on möödunud aastat
esile tuua väga palju positiivset. Seda tänu paljude meie linna inimeste tublitusele ja pealehakkamisele. Kohtla-Järve tublide tegude ritta mahuvad paljud ja paljud ettevõtmised, mis meile elu on edasi viinud. Toetelu on väga pikk, sinna mahuvad ka rohkearvuline osavõtt laulu- ja tantsupeost, rahvusvahelised spordiüritused, kultuuriüritused, OPK, väike oopera, orelefestival ja paljud teised. Kui ka näiteks selle aastal valminud uued ja väga uhked või südametega ehitatud rahvapark ja renoveeritud kultuurihoone, meie koolihooned. Palju rõõmu teid linna rahvale, Ahtme spordipäev, mudilaste igasugused üritused. Tore, et meie linnakoolid võtavad osa Vabariigi presidendi poolt korraldatud üritusel, mis on pühendatud 100 aastale vabariigi juubelile ja tänu sellele 4 aasta pärast linna tuleb uus 100 tamme park. Eraldi tahan pöörduda teie poole, kohtla-järvlased, kes olete täna kodumaakonnast kaugel. Uuendage oma sidemeid lapsepõlvemaaga, külastage armas saadud paiku. Kui teil on mõni hea mõte, mis võiks Kohtla-Järve elu edasi viia, öelge see välja. Usun, et oskame seda hinnata. Kohtla-Järve kõige suurem väärtus olete teie. Tänan teid, et olete olnud tegutsad ja hoolivad. Soovin, et jõulurahu saabuks igasse kodusse, et jõuluvalgus soojendaks kõigede südameid ning juhiks tegema häid tegusid. Toetage neid, kellel täna on raske. Aidage neil märgata väljapääsu ja kõige raskemat olukorrast. Olge lihtsalt olemas, kui teid vajatakse. Soovin teile rahulikku jõuluaega, ilusat aastavahetuse ootust ning õnneriikast uut aastat. Minu poolt kõige südamlikud õnnitlused saabuva 2015 aasta. Soovin kõigidele teile ilusat järgmist uut aasta, peredele ja kodule kõigidele valgust, soojust, kordaminekut ja muidugi kõige tähtsam, mis meil on, et kõigidel säiliks tervis. Head 2015 aasta, kallid sõbrad! Üksteiseta lugu järjelda siin sinuga võiks olla hea. Veebruarini ootan sind siin lumesulades, eks sulad sinagi. Kas näed sa lund, mis langeb taas, kui su pisarad? Sind tookord püüda ei suutnud ma, kas arvestad? Täis tuiskas tee, mida kõndisid sa minu ees. Kas vähemalt sa jõuludeks koju leiad tee? Lekkaminas jääb majakaks ööle, mis näitamas sul teed. Eksida teed ja heita meid ei tohiks sa vastu maluda. Kas näed sa lund, mis langeb taas, kui su pisarad? Sind tookord püüda ei suutnud ma, kas andestad? Täis tuiskas tee, mida kõndisid sa minu ees. Kas vähemalt sa jõuludeks koju leiad tee?
kas näed sa lund, mis langeb taas, kui su pisarad sind tookord püüda ei suutnud ma, kas andes saad? Täistuisest tee, mida kõndisid sa minu ees, kas vähemalt sa jõuludeks koju leiad tee? Kas vähemalt sa jõuludeks koju leiad tee? Jõulukaunis küünlasära, viigu tuul sul mured ära, inglid laulgu jõulusalme, aga sina ole valvel, sest kui küünlatule läidad, see su unistused täidab. Lugupeetud Ida-Virumaa elanikud, soovin teile rahulikke jõule, kodu soojust, perearmastust ja heade sõprade seltskonda. Austatud linnaelanikud, tahaksin teid tervitada saabuva uue aasta puhul. Soovin teile tervist, rõõmu ja edu järgmisel uuel aastal. Taas kuusel me süütame küünlad, leek valgustab hämara toa. Kaua oodatud jõulude valguses uus aasta saab tulekuks loa. Head idavirumaalased, käes on kaua oodatud jõuluaeg. Turvalise jõuluaja üks olulisemaid tegureid oled sa ise. Katsu pühade ajal säilitada selge mõistus ja kaine tegutsemisvõime. Pea meeles, et üksteise vastu tuleb jääda viisakaks ning pidutsemisega ei maksa liiale minna. Ainult igaüks ise saab muuta enda ning lähedaste jõulud turvaliseks, kui järgib ohutu käitumise reegleid ja ei lase peomeeleolul tähelepanul hajuda. Nagu ikka on pühade ajal politsei teravdatud tähelepanu all turvavarustuse kasutamine, joobes juhid ning kiiruse ületamised. Ära istu ise ja ära lase ka sõpradel pärast alkoholi joomist rooli taha istuda. Jõuluajal on kõige olulisem jõuda turvaliselt koju oma lähedaste juurde. Autoga liiklejatel tuleb nii nagu igal teisel talvepäeval meeles pidada, et ohutu sõidukiiruse valik sõltub lisaks liiklusmärgil olevast numbrist ka teeoludest konkreetsel teelõigul ja autojuhi isiklikust sõiduoskusest. Piisav pikivahe aitab vältida tagant otsa sõita ning annab võimaluse õigeaegselt reageerida kriitilises olukorras. Jalakäijatel tuleks aga veenduda, et neil ja nende lähedastel on riiete külge kinnitatud helkur. Helkur on väike, aga väga oluline abimees selleks, et jõuda jõuluajal turvaliselt koju. Loodan väga, et eelseisvad pikad pühad mööduvad kõigi jaoks rahulikult ning turvaliselt. Politsei soovib kõikidele turvalist jõuluaega, meeleolukat aastavahetust, mõistvat meelt ning ilusat uue aasta algust. Koostöös loome turvalisust. Austatud Ida-Virumaa elanikud, päästjad tuletavad iga aasta enne jõule elanikkonnale meelde turvalisust, tuleohutust, et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil ju tegelikult juhtub traagilisi tuleõnnetusi, sest kasutatakse tavapäraselt rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud. Siin on olemas oma jõuluaja kuldreeglid. Ka jõuluajal tuleks testida oma suitsuandurit. Tuleks kontrollida elektriseadmete ning pistikute korrasolekut. Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi üle koormata. Ka elektriliste kuuseküünalde vigased juhtmed võivad põhjustada tulekahju. Toitu küpsetades ärge unustage end teleri ette. Ärge hoidke küttekollete vahetuslähesus kergesti süttivaid esemeid. Lahtine tuli ei tohiks kunagi jääda järelevalveta. Küünlakt tuleb äsatada tulekindlale alusele ning ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest. Ärge liialdage kütmisega. Kütke mõõdukalt ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulgega alles siis, kui süttel ei ole enam leeke. Ja lõpetuseks, viimane kustutab tule. Küünlad, kaminad ning teised lahtised tuleallikad tuleb kodunt lahkudes või magama minnes kustutada.
ilusat, rahulikku ja turvalist jõuluaega. Küünlasära silmadesse, jõulurõõmu südamesse, usk ja lootus, jõulurahu hinges, uude aastasse nii minge.